Austatud Riigikogu aseesimees, head kolleegid! Suitsetamine on paha, jube paha asi, mitte keegi ei kahtle selles. Ma kahetsen elu lõpuni, et ma ülikooli esimesel kursusel suitsetama hakkasin. Nüüd ma ei ole 3 aastat ühtegi sigaretti kättegi võtnud. Selle asemel olen leidnud asendaja. See on e-sigaret. Mitte keegi mitte kunagi ei ole väitnud, et e-sigaret on tervisetoode. Mitte keegi. Maailmas on miljoneid inimesi, kes on proovinud suitsetamist maha jätta. Statistika ütleb, et umbes 30% või isegi vähem see neil õnnestub. Enamusel ei õnnestu. Enamus hakkab uuesti suitsetama. Selleks, et suitsetamise mahajätmine läheks libedamalt, on turul ammu olnud erinevaid abistavaid tooteid. Nikotiiniga närimiskummid, nikotiiniga plaastrid ja nüüd viimased aastad ka e-sigaretid. Nad aitavad suitsetamisest loobuda. Inimene, kes on otsustanud parandada iseenda tervist ja parendada ka enda lähedaste olukorda, kes muidu olid passiivsed suitsetajad ja on asunud e-sigaretti tarbima, avastab nüüd täna selle seaduseelnõu valguses, et vahet ei ole. Kõik on ühtviisi paha ja kahjulik. Eestis ei ole ühtegi uuringut, mis puudutaks e-sigarette tehtud. Küll aga on neid uuringuid tehtud hulgaliselt Lääne-Euroopas, Suurbritannias, ka Uus-Meremaal. Suurbritannia, kes on suhteliselt konservatiivne alati oma tervisepoliitikas, seal on riiklikes kampaaniates soodustatud ja näidatud e-sigaretti kui väga head alternatiivi suitsetamisele ja abivahendid suitsetamisest loobumiseks. Näiteks Uus-Meremaa terviseministeerium on teatanud, et nende plaanis saada riik aastaks 2025 tubakavabaks omavad e-sigaretid väga olulist rolli. Meie võrdsustame e-sigaretid tavasigarettidega. Juba täna, kuigi käibemaks ei ole selle seaduseelnõu teema, on seoses e-sigareti toodetele käibemaksu juurde lisamisega tehtud e-sigareti tarbimine kallimaks kui tavatubaka tarbimine. Aga mida inimene teeb? Inimene valib. See suitsetaja, kes on loobunud suitsetamast, kelle lapsed ei ole enam kodus passiivsed suitsetajad, vaatab nüüd, et e-sigaret on kallim kui tavasigaret ja teeb oma valiku. Aga ma ei räägi aktsiisist, kuna see ei ole see teema. Selle seaduseelnõu 3 põhilist punkti on punkt 1, paneme e-sigareti tooted leti alla. Nõus, ei, ma isegi ei vaidle sellega. See on täitsa okei asi. Kuigi, kui tavasigaretid ei vaja mitte mingit reklaami, nagu härra Vassiljev siin puldist ütles, aga inimene ju teab, ta läheb poodi, ütleb Marlboro Lights või Camel, siis e-sigareti tooted, kui tundmatumad tooted, kui alternatiiv tavasuitsetamisele jääb sellel suitsetajal teadvustamata. Ehk siis tavasuitsetaja ei saagi teada, et on olemas ohutum alternatiiv. Edasi. Kaugmüügi ehk internetimüügi keelamine e-sigareti toodetele. Tallinnas olevaid e-sigareti toodete poode võib üles lugeda 2 käe sõrmedel. Tavasigaretti saad sa osta igast kohast. Maal on asi veel hullem. Seal ei ole e-sigareti tarbete poode. Inimesed tellivad oma e-sigareti tarbed internetist. Sigarette aga müüakse igas teivasjaamas, bensiinijaamas, burgeriputkas ja poes. Ehk siis olemuslikult, kui me jätame nüüd selle tarbija kõrvale, tähendab see ka ju tavatubakatööstuse soosimist. 3. asi. Keelame ära e-sigareti vedelike maitsed. Kuulge, aga see oleks ju sama, kui me alkoholismiga võitlemiseks keelame ära õlled, siidrid, veinid, konjakid ja hakkame poes müüma ainult haljast viina. Sisuliselt on see sama. Palun lisaaega. Palun 3 minutit juurde. See ei ole meede. Põhipostulaadid.
Sotsiaalministeerium ei ole e-sigarettide osas läbi viinud analüüsi ja tugineb rohelisele raamatule, milles e-sigarette praktiliselt ei käsitleta. E-sigaretid on erinevate mujal maailmas läbi viidud uuringute kohaselt vähemalt 95% vähem kahjulikud kui tavasigaretid. E-sigareti tarbijad on uuringute kohaselt pea eranditult praegused ja endised täisealised suitsetajad. E-sigarettide kasutamine ei kahjusta kõrvalseisjate inimeste tervist. E-sigaretiga ei kaasne passiivset suitsetamist. Ehk siis ma ei hakka praegu rääkima põrandalusest kaubandusest ja kõigest sellest, kui keelame ära e-sigareti vedelike maitsed, siis inimesed hakkavad neid kokku segama ise ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Minu lõppsõnum on see. Ärge tehke liiga neile, kes on otsustanud loobuda tavasigarettide suitsetamisest. Selle seaduseelnõu kaugele ulatuva mõju tulemusena pöörduvad nad tagasi tavasigarettide juurde. Ja see ei lähe üldse kokku selle seaduseelnõu meile esitatud väitega, et parandame rahva tervist. Aitäh!